tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna kaksikutele. Täna laon sõnumite saamiseks keldiristi. Esmalt laon ühe kaardipakiga kaardid lauale ja siis koos teise kaardipakiga hakkan kohe ka selgitusi andma. Tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega. Seega võta kaasa ainult see, millest ennast ära tunned, jätta teised sõnumid teistele või oma aega ootama. Nii, aga vaatame praeguse lugemise peamise energia ja ristame siis kõrvale sinna väljakutse energia ka. Kaksikute enda energiakaart, väga vahva. Armastajate kaart, väljakutse on uus algus. Puudutab siis suhteid või siis tõmmed millegi poole. Sellist minu kutsumuse energiat ja uue alguse energia, narrikaart, selline leida ennast see julgus tundmatusse astuda. Alateadvus, müntide kuningas, nii möödunu, mis mõjutab, sauade poiss, teadvuse energia, tornikaart, tassaa. Nüüd lähitulevik, maailm. Kuidas sa ennast tunned? Karikate 4. Keskkonnamõjutaja, keisrikaart, nii hästi. Mõni nõuanne või hoiatus, päikeseenergia, potentsiaalne tulemus, puudukaart, nii hästi. Aga võtsin teise kaardipaki abiks ja hakkame siit liikuma. Selle lugemise olemus on armastajate kaart ja armastajate kaart viitab tihti sellisele valikute tegemisele, et otsuste tegemisele, valikute tegemisele. See puudutab hästi tihti suhteid muidugi, armastajate kaart ikka. Seal on selline leida see tasakaal, selline harmoonia, ühtsus on ju, on tihti sosistab sellisest romantikast, aga ei pea, sest see on selline liidu energia, ühtne energia, et ei puuduta ainult mind. See võib olla sõprus, mõni muu liit, koostöö on ju, aga kas ma luban endale seda, et kuidagi millegi osas on just see, et kui ma olen harjunud näiteks üksi toimides nii, siis kuidas see koostöös kellegiga, et ma ei tohi ära ise kaduda sealt kõrval, see peab olema mulle ka sobilik ja mugav, aga see näitab, et ma pean midagi tegema ka ise teistmoodi. Et armastajate kaardil on alati see enesearmastus nagu selline võtme energia seal paari suhtes, et seal peab olema selline vaba tahe pühenduda millelegi või kellelegi ja ma usaldan selline ka iseennast, et see sobib mulle, et see peab ka mulle sobima. Aga jah, et valikud, et seal, sest selles ühtses energias peab tekkima selline sügav usaldus. See on sundimatu, see on ma vabatahtlikult astun sellesse suhtesse ja ma vabatahtlikult siis võib-olla näiteks hakkan asju tegema teistmoodi või loobun milleskist. Aga seal on minu soovid ja minu vajadused peavad saama ka rahuldatud, et selline vastastikune nagu selline vastutulek on ju, et selline nagu ühtselt mina pakun midagi, et seal on nagu tõmme teise poole. Aga ma ei tohi nagu olla liialt klammerdunud või liialt teise heaks, vaid see on selline liit, kus on võrdsus. Me vabatahtlikult panustame sinna, keegi ei sunni mind. Aga ma ei tohi ära kaduda ise selles suhtes. Et see võib näidata inimsuhteid. See võib näidata ka, et see on midagi minu jaoks, et tõmme millegi poole, mis ma tunnen, et selleks ma olen siia ilma sünninud, sest see on midagi minu tõmme, et nagu see ongi see, mida ma teha tahan või kuidagi selline tunne, et see on minu jaoks, võt see asi on minu jaoks ainuõige. Et võib olla ka inimene või koostöö on ju, aga see mingi teema. Nüüd väljakutse on üldse julgeda astuda samm tundmatusse. Julgeda, sest narrikaart on julgeda näha seda uut ja olla entusiastlik ja leida endas see optimism, et leida see usk saatusesse, et siin on selline spontaanne samm, kus on potentsiaal enda unistust täide viia. Et selleks on vaja justkui vooluga kaasa minna, sest narr näitab, et siin on teadmatut.
et see on tegelikult riski võtmine, see on nagu hüpe tundmatusse, et ma ei tea, kas mu maandumine on pehme või mitte, selline, ma pean nagu usaldama enda instinkte selle juures ja see on kuidagi keeruline, et usaldada nagu seda teadmatust, et ma võtan siia armastajate kaardile ühe, justkui alati ma tunnen, et kui tuleb nagu märgi enda energiakaart, et siin kaksikutel see armastajate kaart, siis justkui ma tahan tunda iseendana, et see peab mulle väga hästi sobima, et ma tõesti tunnen enesekindlalt. Rüütel, julge riski võtmine, julgus ära tegemine, selline, see on tundmatusse minek. Siin on mingi risk, siin on midagi, mille osas ma ei tea, kuidas see laheneb. Ma ei tea, kas see on õige samm, ma ei tea, kas see õnnestub, selline energia on. Samas tõmme selle poole on väga tugev. Riski võtmine, julge tegu. Sellist kirglikkust on siin, adrenaliini on siin, aga samas siin on risk. Siin on kindlasti risk, et ma riskin millegiga. Või see situatsioon on selline riskantne, kus ma proovin olla hästi optimistlik, proovin vaadata, mida asjad toovad, nagu minna oma vooluga kaasa, mida siin ka see vooluga kaasa minemine. Et see leida endas see julgus ka mingisugune samm tundmatusse teha. Et see nagu, siin on natuke enese ületamist millegi tõttu. Et kuna on risk, siin on midagi, mida ma kas ei tea, tõenäoliselt ei tea, et midagi on justkui mulle teadmata, kuidas see õnnestub, et ma ei nagu seda lõppeesmärki, siin ei ole nagu garantiisi, selline energia on siin situatsioonil. Ja ma ju tean, et asjad võivad minna ja pöörduda ja olla ootamatud. Nüüd südames on müntide kuningas ja südames müntide kuningas on hästi, mul on vaja, et asjad oleksid tegelikult turvalised, et asjad oleks tasakaalus. See on natuke nagu selline, minu jaoks selline kinnisvara, kodu, materiaalne energia, hästi praktiline energia, samas väga lahke ja toetav energia. Südames mul on ambitsioonid, see on selline ärimehe energia tegelikult siin sees, selline, kes ei taha iga riski ikka võtta, ta teab väga oma võitluseid, hästi ka selline energia, kes tagantjärgi ka hindab situatsioone, kuidas ta on õnnestunud, ei lähe iga asjaga kaasa, alati teab oma seisukohti, hästi hea mentori, nõuandja energia, selline investeeringute energia, minu jaoks selline kinnisvara energia, samas ka selline energia, et võt, ma tean südames, mis on minu koht, mis on minu positsioon. See on ka ta analüüsib, mida ma oleksin saanud teha teisiti, pidev selline parendamise energia on siin südames. Mul on oluline ka maine, kuidagi selline energia on ka siin. Et nagu see usaldusväärsus on väga oluline. Mul on vaja, et asjad tegelikult südames väga kiirelt ei muutuks. Et see narr on siin ikka väljakutse küll. Südames ma tahaksin, et kõik oleks hästi kuidagi garanteeritud, ma olen nõus palju tööd tegema ja pingutama, aga jälle rüütel, mõõkade rüütel. Siin südames on tegelikult, et kui on vaja, siis ma teen kiireid otsuseid. Kui on vaja ja see... siis ma liigun nende eesmärkide poole. Siin on ka head läbirääkimise oskust, et ma sisemiselt tean, et ma olen hea suhtleja või kuidagi selline energia on siin. Et ma suudan läbi rääkida. Samas on siin see valmisolek, et kui on ikka minu teel takistusi, siis ma suudan ka need läbi lõigata ja eemaldada. Et kui ma ikkagi sean, ja ma sisemiselt sean oma sihi, siis ma olen ka natuke valmis nagu näitama ka teravust ja ütlema ja nagu eemaldama ka takistusi, et ikkagi minul on siht, mida ma soovin seda saavutada, et oleks see stabiilne, siis ma südames tean, et mul on ka valmisolek kiiresti, kohe otsustada, läbi lõigata, seada oma siht ja selline natuke, et ma olen valmis ka vastu tuult minema, et saavutada. Aga väga aus energia, väga selline
otsekohene energia, et ütlen, kuhu tahan, mis on minu siht ja kohe tahaks tegutseda, kohe tahaks minna südames. Et kui ma teaksin, et see tagab mulle sellise stabiilsuse ja kindluse, siis ma kohe läheks ja ma kõik eemaldaks, mis seda takistab, kui mul oleks see kindel teadmine. Et millegi osas siin on risk, et mul nagu justkui ei ole päris kindlat teadmist millegi osas. Aga möödunu, mis on mõjutanud, siin on Sauade poiss ja Sauade poiss on selline riskivõtja ka, et selline vaba hing. Võib näidata ka mõnda nooremat inimest, aga selline plaanide tegija, ideede loopija minu jaoks, kus mul on miljon-triljon palju ideid ja palju plaane ja mõtteid, aga ma ei suuda neid kõike reaalsuseks kuidagi sobitada, reaalsuses toimima panna. Tunnen, et nii palju on teha, tunnen, nii palju on tegelikult võimalusi ja ma tahaks tegelikult kogeda palju rohkem, kuidagi selline energia, kus ma tahaks kogeda, ma tahaks avastada. Nii palju on tegelikult, mida ma kõike tahaks, selline tegutse on siin möödunus, mis praegu kuidagi on mõjutanud. Tuline energia, mõõkade kuus. Mul on tunne, et ma olen oma ideedega vahepeal täiesti ummikusse jooksnud, karidele jooksnud. Et siin on, või oma seiklustega, et siin on ka selliseid võib-olla ka konflikte olnud, aga et kuidagi minevikus ma olen oma seiklemistega, oma katsetamistega võib-olla ka kuidagi et jooksnud, niimoodi kokku jooksnud, karile jooksnud, ummikusse jooksnud, sellist energiat on. Aga ma olen siit rahulikumasse energiasse liikunud, et ma proovin välja saada siit, et ma nagu ei taha konflikti, ma tahan ikkagi jõuda sihini. Huvitav. Et mingisugused muutused on juba minevikus siin juhtunud või tehtud. Ja ma tegelikult olen liikunud rahulikumatesse vetesse, võib-olla ma olen olnud, mõni siin kaksik on väga seiklusjaluline olnud, et siin seiklemised nagu justkui tegelikult ma tahan millegi osas nagu muutust ja stabiilsust. Et ma tahan nagu ma liigun kuidagi rahulikuma keskkonna poole, et mõõkade 6 puhul on näha sellist edasiliikumist. Võimalik, et ma vajan kellegi abi või tuge, et kuidagi on olnud nagu raskeid aegu siin minevikus. Selline natukene trauma energia on see nagu seljatatud või pigem selline nagu selja taha jäänud. Et mul on nagu vaja teiste tuge seal, et mingi liikumine on siin toimunud. Vahel ka näitab sellist kolimist. Nüüd see, mida ma tean, on see, et kõik asjad võivad muutuda hetkega. Kas ma olen siis kogenud midagi, sest siin on tornikaart ja torn on alati see, et kõik, mida ma loon, ma tean, et see võib sama hetkega, et ma ei saa olla nagu justkui ei ole garantiisid. Et midagi, mille osas ma võib-olla arvan, et on kindel, siis mul on see teadlikkus, et asjad muutuvad, tahan või ei taha. Ja torn on sellised paratamatud muutused, elu sellised pöörded, mis justkui see, mida mina teen, ei mängigi rolli, elu lihtsalt viskab midagi olenemata, et mul ei ole nagu kontrolli, ma tean, et ma ei suuda kõike kontrollida või kõiki kontrollida, et siin on aspekte, mida ma ei kontrolli ja midagi, mis võib mind jalust lüüa, et just kui ma olen teadlik, et elus on muutuseid, mida ma ei oskagi ette näha, et mis võib kuskilt tulla ootamatult, et just kui selline valmisolek, et ma tean, et mingi muutus võib tulla. Kuu on, kas ma kardan midagi? Või ma ei saa milleskist aru. Kuukaart, kalade energiakaart, aga kuukaart on minu jaoks alati mõistmatus. Kuukaart on mingi situatsioon, et see võtab minult väga palju mõtteid, see võtab minult väga palju, et ma mõtlen selle peale, võib-olla kellegi peale või mõne situatsiooni peale. Ja mul on selline tunne, et nagu midagi on varjatud või varjul või ma ei märka või ma ei mõista, seal on midagi minu jaoks arusaamatut. Ükskõik kui palju ma nagu fookuse sean, siis ma ei mõista seda. Ja kuidagi ma proovin nagu hästi usaldada enda intuitsiooni.
see kuu vahel siin on mingi hirm. Et justkui midagi kukub, siin on, ma saan aru, et see ei ole võib-olla kõigi jaoks, aga siin on situatsioon, mis mind nagu hirmutab või ma olen nagu valmis hullemaks. Millegi osas ma justkui kardan, et äkki see juhtub või midagi sellist, et ma ei ütle, et midagi juhtub. Aga siin on see hirm. Nõuande positsioon on siin hoiatuse positsioon pigem, et ei juhtu niimoodi, et on hästi, aga siin kuu tekitab minus selliseid ebakindlust teadmatuse osas. Just kui ma ei tea midagi, siin on ebakindel ja ma kardan, et midagi võib nagu muutuda. Vahel on ka saladuste energia, vahel on selline varjamise energia, aga see on vahel, et mind pannakse just kui oma hirmudega silmitsi seisma. Et midagi sellist. Et sümbolid, metafoorid, tajud, et kuu on ikka unenäod, on ju, nägemuste energia. Aga siin on teadmatus ees, mul on midagi, mille osas ma olen teadmatu. Siin ma ütlesin ka, et tuleb see teadmatus mängu, et ma ei näe, mida see toob. Ja kui on teadmata, siis see hirmutab. Teadmatus hirmutab, et just kui mul on raske millegi osas lahendust leida või midagi mõista või mind mõistetakse valesti, et vahel võib ka niipidi olla. Aga selline väike hirmufaktor on seal, teadmatuse energia, nagu plokk on ees millegi osas, et ma ei näe sealt läbi, ma ei tea, et nagu vahel on selline tunne nagu varjataks midagi lausa või minu eest on varjul midagi. Ja see hirmutab lihtsalt, et see ei ole minu jaoks, midagi ei ole minu jaoks väga selge, kas mul ei ole kogu infot käes. Natuke nagu kardan, et äkki see midagi tuleb nagu selline pauk allapoole vööd. Nüüd lähitulevik on maailmakaart ja maailmakaart on tegelikult vastupidi, et just kui mu teadvuses on natukene sellised hirmud ja ootamatus, ma olen nagu valmis, et midagi just kui juhtub hullemat. Nagu ma olen kõige hullemaks valmis, kuidagi selline energia on. Ma ei tea, väga selline spetsiifiline lugemine võib-olla, aga ma räägin nii, nagu ma tunnen. Ja samas lähitulevik näitab maailmakaart ja maailmakaart on tegelikult tähistamine, täiuslikkus, midagi lõpub, mingi saavutus. Ja ma olen kõik ära siit õppinud, ma olen oma õppetunnid ja ma olen rõõmus selle üle, kuidas see asi laheneb. Kuidagi selline energia on siin. See on hästi oluline protsess. Just kui ma viin mingi oluline protsess lõpeb ja ma tunnen, et nüüd on see tehtud ja tegelikult edukalt. See ükskõik, mis situatsioon see oli, positiivne, negatiivne, siis just kui ma tunnen, et mina andsin kõik ja ma lahendasin nii, nagu ma suutsin, ma õppisin nii, nagu ma õppisin ja nüüd ma võin selle nagu siit edasi liikuda. See on selline, et ma sain hakkama energia ja see on tähistamist väärt, see on nagu selline eesmärgi saavutamise energia, vahel ka reisimise energia, aga kuidagi, et hästi, ma saan siit edasi minna, et kuidagi olen rahul sellega, mis oli. Et nüüd tuli see teadmine. Mõõkade 4, tervenemine, taastumine. Nagu puhkuse võtmine, et võib mõnel ka reisimist olla, aga puhkuse võtmine, midagi, mille osas mul on ootus olnud, midagi, mida ma olen oodanud, mis on justkui nagu pausil või mul võib-olla seda infot, mida mul ei olnud, nagu vestlust ei olnud või infot ei tulnud, midagi, mida ma olen oodanud. Lihtsalt rahulikult olen seda oodanud, sest ma ei saa justkui midagi teha. Ja see läheb hästi, et just kui ma olen rahul sellega tulemusega, mis endaga kaasa toob siin lähitulevikus. Nii, aga kuidas ma ennast tunnen, siis siin ma tunnen võib-olla karikate 4 puhul mingil määral ikkagi rahulolematus, sellepärast, et karikate 4 on energia, kus ma tunnen, et ka vahel ma olen selline unelev, et ma ei tahagi midagi teha, et selline energia, kus ma tahaks, nagu siin kaardil on, et istuda, lugeda kuskil omaette olla ja ei taha ühtegi pakkumist vastu võtta, vaid tahaks rahus olla, et ka sellist energiat. Aga vahel see näitab ka sellist rahulolematust. Siin kaardil ta nagu minu jaoks on pigem selline unelemine ja unistamine ja
oma mulli sees olemine ja et mul ju on juba piisavalt ja ma ei tahagi neid pakkumisi, selline energia pigem. aga tihti see karikate 4 näitab just sellist, tunnen, et mingis situatsioonis ma olen suhteliselt üksinda, et kuidagi vahel ka kõrvale jäetuna, selline tunne. aga siin on näha, et pakkumine ja ta näeb seda pakkumist. Et selle konkreetse kaardipaki puhul ma loeksin pigem, et kui ma olen olnud ootel ja selline tunne, et mind ei märgata või et ei tule mingisuguseid võimalusi või pakkumisi, siis nüüd mulle pakutakse ja ma tõesti näen seda, et ma tõstan pilgu ja ma näen. Et minu jaoks midagi, mille osas on võib-olla siin olnud paus või selline tunne, et mind niikuinii ei kaasata või ei märgata, siis siin on pakkumine, mida ma näen, mis mulle otse nina ette tuuakse. Ja võib-olla ma olen nüüd lihtsalt valmis midagi vastu võtma. Õigluse kaart, kaalude energiakaart ja siin peegeldavasti, aga kaalude energiakaart ja võib-olla kui on pakkumine, siis tasuks juriidilised küsimused ka kõik läbi vaadata. Et ka sealt väikeses kirjas asjad läbi lugeda, sest õigluse energia on selline kaart, kus on vaja nagu hästi leida see tasakaal, see sobiv, et ma nagu tõesti vaatan, et see oleks ka mulle õiglane ja hea, et see on nagu, kui ma mingid otsused teen, vastu võtan mõned pakkumised või siis on oluline, kas mina võtan kuidagi minu lähedastega seoses midagi, siis ma tahan, et see oleks nagu tõene, selge, läbinähtav, mitte mõjutatud, kuidagi hästi nagu targad, julged, ausad lahendused on olulised siin. Ma proovin olla hästi objektiivne. Siin on ka see, et minu tegudel on tagajärjed, et vastutuse võtmise energia on siin. Ma proovin sellist tervikpilti näha, perspektiive näha, moraal on kõrge siin, et ma tahan, et see asi oleks hästi aus, õiglane, läbinähtav. Et need võimalused. Nüüd keskkond kutsub tegutsema, siin on keisrikaart. Keisrikaart, siin võib olla mees, isa, juht, liider, on ju selline hästi maskuliinne energia. Samas on karikate 6 siin kõrval, mis võib ka näidata, on ju lapsi, lapsepõlve kodu, on ju vanemaid, aga see võib näidata ka sellist, võib-olla ka minevikuga rahu tegemist, aga see näitab ka selliseid ühiseid mälestusi, ühiseid kogemusi, kingitusi isegi natuke siin, et siin selliseid lühiajalisi rõõme tahan jagada, tahan pakkuda, rõõmsad hetked. Samas on see keskkond selline, kus ma tahan midagi saavutada, midagi luua, võib-olla olen ka kaitsev, ma ei tea, kodu, laste, vanemate osas. Selles mõttes, et ma tahan midagi parendada, ma tahan midagi luua, sest keiser on juhi energia. Et siin on nagu selline enesekindel ja julgus ja vastutuse võtmine. Et siin võib olla keskkonnas mõni mees, võib-olla seotud siis võib-olla isa, on ju, et võib olla ka juht-liider, on ju. Aga kuidagi see keskkond kutsub tegutsema. Sest nagu see soov luua parem tulevik. Aga siin on mingisugune süsteemsus seal taga. Jääraenergiakaart on siin. Siin on juhi energia. Et kontrolli energia. Et tahtejõud on vaja. Nüüd nõuande või hoiatuse koht on päikesekaart. Et päikese energia, et ma olen õnnelik, ma olen õnnistatud, et selline energia, kus ma tunnen, et midagi on head tulemas. Siin on ka see, mis mul südames on, müntide kuningas. See loob kuidagi, midagi head on tulemas, see on mingi eduenergia, see on rõõmusenergia ja kuna ta on sellise positsiooniga, kus on nõuanne või hoiatus, ma siin võtan, et seda, mis mu südames on, et ma usaldaksin seda, et see on inspiratsiooni energia ja tähistamine ja positiivsus, midagi head, küllust, täiuslikkust, et selline
unistuste elluviimise potentsiaal on siin tugev. Et päikeseenergias on, et ma tunnen nagu tänulikkust, seal on eduenergia. Ja kuna müntide kuningas siin endiselt on, siis see loob mulle mingisuguse stabiilsuse või turvatunde või midagi väga lahke ja toetav energia on seal, et justkui nõuanne või hoiatus on ja see väga ei hoiata, see ongi see, et siin on midagi, mis läheb võib-olla justkui paremini, kui ma arvasin või siin on edu on siin ja ma olen midagi väärt, selline energia. Nüüd siin potentsiaalses tulemuses on poodu kaart, tagurpidi poodu ja tagurpidi poodu näitab, et ma vahel ise krutin ennast kuidagi keerulistesse olukordadesse. Siin võib ka olla natuke sellist raha tuulutamise energiat on ju tunda, et siin mündid lendavad taskust välja. Aga siin on vahel, et ma panen ise ennast raskemasse olukorda, kui ma peaksin ennast panema. Et ma ohverdan ennast, et teen teiste nimel asju või kuidagi toon ohvriks ennast tegelikult. Ja mul ei ole siin mugav, et ma tunnen võib-olla, et ma rohkem nagu annan. Siin proovin näha väljapääse, ma proovin nagu mõista mingisugust situatsiooni, kuidas leida lahendust. Aga tegelikult ma siputan ennast veel rohkem puntrasse, et tegelikult justkui palutakse, et lase mingitel asjadel minna, nagu siin see väljakutse on, et lihtsalt usalda. Et ma tunnen, et see on nagu see jõesäng on ju, et ma ei pea kuhugi suunduma, et mind niikuinii kantakse mööda seda sängi, et asjad lähevad nii, nagu nad lähevad. Et mida rohkem ma nagu rapsin või siputan, seda ebamugavam minul endal on. Et seda ebamugavam minul endal on, et vahel see näitab ka, et on vaja mingit muutust, näiteks midagi, mis mind enam ei teeni või minevikul millelgi nagu minna laskmise energia, et lase millestki lahti, et sa nagu lase sellel minna, et ära millestki nagu vägisi kinni hoia. Karikate 10, siin on perekond, harmoonia. Vahel me teeme võib-olla pere nimel asju või millegi nimel, et saavutada midagi. Siin võib olla lahendus just nimelt kuidagi, sest karikate 10 on energia, kus on ma tunnen alati selline kogukond. Et võib-olla selline harmooniline suhe või õnnelik kodu või samas selline rahaline stabiilsus võib ka olla, et selline heaolu tunne. See on mille osas ma olen tundnud, et ma ohverdan, et ma pingutan ja mul võib-olla ei õnnestu, sest siin on sellist tunnet, et võib-olla ma ka materiaalselt kaotan, aga ma tegelikult on siin kõrval see, et kuidagi õnnelik kodu, stabiilsus, võib-olla, mille üle ma tunnen sellist õnnistatust, rahu tegemine millegiga, et tänulikkus millegi üle, et selline püsisuhte energiat on siin, et midagi, mis pakub mulle rahulolu ja rõõmu, et millega osas öeldakse, et aga see midagi lase lahti, et siis saad nagu selle harmoonilisema keskkonda. Just kui ma siputan iseennast lõksu rohkem, ma tunnen siin on midagi, mille ma ise panen justkui ennast ebamugavasse olukorda, et ma saaksin kuidagi lihtsamalt ja siin öeldakse vabasta, ära pusserda, et siin ma proovin näha kõigi teiste vaatenurki. Et kuidas seda olukorda lahendada, nagu otsin lahendust. Aga tegelikult ma teen siis enda jaoks ebamugavaks ja ma kaotan võib-olla aega, ma kaotan võib-olla raha või ma kaotan energiat, et kuidagi ma ei tohiks tunda ohvrina. Ja siis kui mina tunnen, et minul on hästi, siis tuleb see harmoonia kuidagi rohkem välja minu elus. Et siin on midagi, mille osas justkui kaksik ise saaks ennast nagu ümber pöörata, mitte ennast ohvrina tunda. Aga sellised sõnumid kaksikud teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid!